Meil kõigil on unistusi. Mõnel suuremad, mõnel väiksemad. Mõnel nii suured, et nende ees tekib aukartus. Ja ometigi ei ole see, kelle unistused on kõige ambitsioonikamad tingimata see, kes jõuab nendeni kõige kiiremini. Kõige kaugemale jõuab hoopis see, kes on valmis ennast ületama. Päevast päeva, samm sammu haaval. Enda ületamine ei tähenda alati suuri dramaatilisi muudatusi. Sageli on see vaikselt tehtud otsus ärgata natukene varem. Astuda välja vanadest mõttemustritest. Või öelda jah millelegi, mis tundub hirmutav. Või hoopis öelda ei millelegi, mis on seni tundunud turvaline, aga enam ei toeta su kasvu. Tõeline vaev ei ole ainult füüsiline pingutus või töö, mida teeme välises maailmas. Suurim vaev on see, mida kanname sisemiselt. Kõik need hetked, meil peame vaatama ausalt otsa oma harjumustele, hirmudele ja uskumustele. Need hetked, mil otsustame mitte jääda kinni vanasse loosse, vaid kirjutada uus peatükk, isegi kui käsi väriseb ja süda peksab ebakindlusest. See tee ei ole lihtne. Mõnikord näib, et mitte keegi ei märka su pingutusi. Tulemust ei ole kohe näha. Tagasilöögid teevad haiget. Aga iga sisemiselt ületatud takistus tugevdab sind. Iga kord, kui jääd endale truuks, isegi kui oleks lihtsam olnud alla anda, just siis liigud sa kaugemale. On inimesi, kes on sündinud andekatena, kellel näib kõik kergelt tulevat. Aga isegi andekus ei vii kaugele, kui inimene ei ole valmis vaeva nägema, õppima ja kasvama. Võitja ei ole see, kes stardib kiiremini. Võitja on see, kes jaksab maratoni lõpuni joosta ka siis, kui jalad valutavad ja mõistus karjub, et lõpeta juba. Enda ületamine on sügav sisemine protsess. See eeldab ausust ja alandlikkust ja samas ka vaprust ja visadust. See on valik elada mitte automaatselt, vaid teadlikult. Mitte mugavust otsides, vaid eesmärkidega. Ja lõpuks, kui vaatad tagasi, näed, et kõik need pingutused ei olnud asjata. Sa ei ole enam sama inimene, kellena alustasid. Sa oled keegi, kes on end leidnud läbi pingutuse. Keegi, kelle sees on tugevus, millele võib toetuda. Ja see ongi suurim saavutus. Kõige kaugemale jõuab mitte see, kes alustas kõige kindlamalt, vaid see, kes ei jätnud pooleli. Kes oli valmis minema läbi iseenda. Ja sealt veel kaugemale. Aitäh ja peatse kuulmiseni.